Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Mina olen saatejuht Eha Kruus ja minuga on coach ja koolitaja Maria Baidar, kes tegeleb vaimse heaoluga. Tere! Tere, Maria! Et vaimse heaolu poole püüdleme me kõik, aga miks on seal juures vaja tegeleda veel sellise asjaga nagu enesereflektsioon? Sellega püüame siis täna järje peale saada. Aga Maria, kõigepealt ole ja räägi, kaua sa juba tegeled vaimse heaolu teemadega ja mida sa täpselt teed? Ja minuga on selline huvitav lugu, et juba 10 aastat ma olen uurinud inimeste psüühikat, psühholoogiat, käitumist, mõtlemist, tundmist, kõike seda, mis puudutab inimeste heaolu. Ma olen õppinud coachiks ja töötanud läbi väga suure hulga igasuguseid uurimustöid, teadustöid, raamatuid, et kuidagi hästi loomulikult tegelikult terve elu mind on huvitanud see, mis paneb inimesi kannatama. Ja kuidas aidata neid nendest kannatustest välja, et see on tõesti minu kirg olnud. Ja täna nüüd muidugi ma õpin ka Tartu Ülikoolis, et täiendada oma seda praktilist kogemust ka akadeemilise raamistikuga natukene rohkem, et igal juhul väga põnev teekond ja lisaks nüüd, mida ma siis teen, on see, et ma igapäevaselt ikkagi üks-ühele töötan inimestega, et aidata neid paremini enda sisemaailma ja oma elu juhtida. Ja peamiselt siis läbi sellise enda sisemaailma korrastamise. Ma olen ka välja töötanud praktilise psühholoogia meetodi, mis on väga praktiline. Seal on erinevad sellised harjutused, mida inimene saab kodus teha ise, natuke nagu ise pusida neid pusasid lahti ja selle kaudu siis teha ringi selliseid psühholoogilisi seoseid, mis keerutavad meid puntrasse ja mida me võib-olla lapsepõlvest oleme kaasa saanud, nagu meil kõigil on see lugu, eks ole. Ja need harjutused siis aitavadki ise endas selgust luua ja minu coachingu õpetaja ütles väga hästi, et kui on selgus, siis on ka vastused ja lahendused. See on minu üks väga-väga lemmiklause. Tundub küll väga ilus ja hea, aga kuidas sinnani jõuda? Kuidas sinnani jõuda? No ma arvan, et see üks väga suur vastus ongi nüüd enesereflektsioon, millest me täna räägime. Et see enesereflektsiooni oskus. Ma julgen väita, et kõik meie probleemid tulevad puudulikust enesereflektsiooni oskusest. Nii kohe nii tähtis asi on see. Jah. Aga seda keegi meile ju ei õpeta. Et alustame võib-olla sellest, et mis see siis on. Ja. See on selline enesereflektsioon on enda kõrvalt vaatlemise ja oma tegevuse, oma mõtete, oma tunnete käitumise mõtestamine, teadlik mõtestamine. Üleüldse siis selline enda psüühikamaterjali parem hoomamine ja juhtimine. Aga me ei saa seda ju kuidagi pidi teha, kui me oleme nendes emotsioonides nii tugevalt sees. Me kipume ikkagi pigem ära eksima enda probleemidesse ja käitume siis tunnete ajel ja pärast mõtleme, kes see küll oli ja kes nii käitus on ju. Et tegelikult tõesti kogu oma elu ja suurepäraste tulemuste loomine algab sellest, et ma kõigepealt mõtestan. Mida ma tahan, miks ma tahan, kes ma olen, kuidas ma sinna jõuan. Võt selline teadlik elu elamine, see ongi enesereflektsioon. No kuidas ma siis hakkan seda lõngakera lahti arutama? Kes ma siis üldse olen siin? Olen siin elanud 61 aastat. Väga suured küsimused. Kes ma siis nüüd olen? Ja nüüd me lähme väga sügavasse teemasse. Me vist ei saagi lihtsamalt hakkama. Kuidas alustada? Jah. Sest need on suured küsimused, need võivad tekitada isegi masendust, raskust, et ei taha isegi neid küsimusi küsida endalt, on ju, miks ma pean, ma võin ju samamoodi edasi elada, on ju. Aga siia ma tooksin sellise huvitava metafoori, et me kõik tahame olla oma elu juhid ja me tahame elada sellist elu, mis teeb meid õnnelikuks. Aga kahjuks paratamatult paljud inimesed istuvad hoopis takso tagaistmel ja taksojuht sõidab, aga ei tea kuhu. Ja siis järsku avastavad, kuidas ma siia sain? Ja. Ehk siis nüüd on vaja teha seda, et mina võtan oma elurooli enda kätte.
Ja see oma elu rooli enda kätte võtmine tulebki sellest, et ma kõigepealt hakkan väga pisikesi asju, oma elu selliseid igapäevategevusi, igapäevavalikuid, oma igapäevamõtteid, hakkan seda lihtsalt kõrvalt vaatlema. Et luua selline esimene selgus ja kord, mis minus üldse toimub. Mitte hüpata kohe sellesse küsimusse, et kes ma olen. Okay. Ja, ma võiksin sellele väga lihtsalt vastata, et kes me oleme lihtsalt oma otsuste, valikute tulemused. Kõik. Aga mulle tundub ikka, et nagu keegi teine otsustab kuskil, see on see taksojuht. Just, see on see taksojuht, on ju. Ja selles võiks ka selgust leida, et kes siis on minu elu üle otsustanud, kes siis on neid valikuid teinud, kelle tahtmise järgi ma olen elanud. Ja järgmine samm oleks siis, ma pean paar sammu tagasi ikkagi võtma. Lähme tagasi. Mis on hästi oluline enesereflektsiooni puhul on see, et iga inimene peab leidma endale selle oma meetodi, kuidas seda teha. Kas ta kirjutab, kas ta teeb endale Messengeri häälsõnumeid, kas ta teeb väikseid videosid endast, kas ta lihtsalt mõtleb kõva häälega näiteks, et igal inimesel on see viis, see meetod, mis talle just sobib. Aga see meetod peab olema selline, et me ei tuhise lihtsalt enese vaatlemisest läbi. Näiteks arvutis kiiresti klõbistamine, kirjutamine. Ma ei soovita seda, sest siis me samamoodi, nagu meie mõtted virvarritavad, me lihtsalt tuhisime läbi sellest infost, mida me tegelikult tahaksime ju rahulikult vaadelda. Et enesereflektsioon eeldab sellist peatumist, stoppi, et ma tulen kohale iseendaga ja vaatan siis otsa nendele tunnetele ja sellele kõigele, mis minu elus toimub. Jah, see on alguses ebamugav. Sellepärast, et me oleme nii palju igasugust jama ju alla surunud. Aga mida rohkem me seda teeme, seda kergemaks, ilusamaks, paremaks läheb, sest see ühendus iseendaga tekib väga selge, väga tugev. Meil tekib väga selge arusaam, mida ma tahan oma elult ja kuidas seda luua. Ja seal hakkab tekkima ka selline põnevus ja elevus. Et see on ikka väga oluline asi, see enesereflektsioon. Ja mina ise pooldan kõige rohkem kirjutamist, käsitsi kirjutamist. Sest käsitsi, kui me kirjutame, siis psüühika töötleb seda materjali hoopis teistmoodi läbi. Kui see, et ma kirjutan telefoni või teen selle häälsõnumi, on ju, jälle ta lipsab mul kuskile välja, lihtsalt unustatud, lähen edasi, on ju. Et see enesereflektsiooni mõte on, et ma saan pärast sellele materjalile ka peale vaadata ja kõrvalt analüüsida. Ma alustan märkmiku ostmisest. Just. Korralik märkmik. Ilus märkmik. Ilus valgete lehtedega. Jah. Ja hea pastakas, mis hästi libiseb paberi peal. Peaaegu kõik koos. ja siis alustan tõesti nendest igapäevaste asjade ülesmärkimisest. Nagu pubekana tead päevikut pidasime, on ju kõik. Kas see tähendab seda, et mis pähe tuleb, seda muidu kirjutan ja kirjutan? Esialgu võiks tõesti lihtsalt kirjutamisega sõbraks saada. Ja kanda seda märkmikukest igal pool kaasas ja nii kui tekib mingi selline tugevam, sind puudutav reaktsioon, tunne, mõte, paned selle kirja. No näiteks ülemus ajab närvi. Või lapsed helistavad, ei anna sulle rahu, on ju. Ärritud selle peale, sa tunned, et ei suuda enam edasi minna. Sel hetkel on see märkmik viimane asi, mis mul meeldi tuleb, sellepärast, et ma hakkan asja klaarima. Väga hea, et sa selle välja tood, sest enesereflektsioon nõuabki treeningut. Samamoodi, nagu me treenime oma keha, nagu me jälgime oma toitumist, koristame oma tuba, on ju. See ei juhtu ju iseenesest, me peame seda tegema. Me peame peatuma, märkama ja tegema. Mul on kuidagi ajus need asjad, et need tuleb ära teha sel päeval. Nii, ja võtame nüüd prioriteetideks selle ka, et mul on vaja endale olemas olla. Mul on vaja, ma tahan oma tunnetega paremini hakkama saada. Järelikult ma panen sinna märkmikusse selle kirja. Ja. Kõlab lihtsalt. Ja palju see aega võtab? Oleneb. Et mina soovitan seda teha nii, et kõigepealt esimene emotsioon kiiresti, 30 sekundit. Paned sinna kirja ära, mis just juhtus, tunnen praegu nii. See lollakas tuli ja tegi midagi. Just. Ja siis kas päeva lõpus või isegi nädala lõpus loen üle. Mis on need korduvad tunded, mis on korduvad ärritumised, mis on korduvad mustrid minu mõttemaailmas, võib-olla mida ma endale ette heidan, süütunded, enesealetsused, mingisugused asjad. Sellised mõtted ka, mis minu sees käivad, mitte ainult välised. Just, ka sisemaailma niisugused asjad, pinged, mis kuidagi kerkivad, on ju. Tekib tunne, ei jaksa jälle sinna tööle minna, on ju, kordub, rõhub, pane kirja. Aga sinna peaks panema ka häid asju. Ma tahtsingi selleni jõudnud, et ma lähen musta masendusse, kui ma kõiki neid asju lugema hakkan. Just, et sinna peaks panema ikkagi ka häid asju, mis väga rõõmustab, mida sa väga ootad näiteks, on ju. Aga kui nüüd ei ole häid asju, kui ei ole positiivseid asju,
okei, siis nädala lõpus vaatadki koos oma juhendajaga sellele peale või vaatad üksi, kui on seda julgust. Vaatad sellele kõigele peale ja teed järeldused. Mis on need sinu peamised komistuskivid? Kuidas sa saad nendes olukordades hakata ennast treenima ringi? Ja mida ma mõtlen selle ringi treenimise all? Mõtlen seda, et need komistuskivi olukorrad peaks võtma osadeks lahti ja vaatama, et mille taha sa takerdud, mis on sinu mõte, mis tekitab sulle halba tunnet, mis oli see väline kellegi sekkumine, mis tekitas halba tunnet, miks ta sulle nii mõjus, sellised hästi analüütilised küsimused. Aga kui sõidan nüüd sisse sulle, aga ülemus tuli mu selja taha ja ütles, et sul on see töö tegemata ja mina kirjutan sinna üles, et see ajab mind väga närvi, mul on see tegemata selle tolle pärast, aga mis siis edasi, mis järelduse ma õhtul teen? Kui see ajab sind väga närvi ja see jääb sind kummitama, siis seal peab olema mingisugune sügavam põhjus. Miks ta jääb sind nii tugevalt närima? Kas sul on mingi alla surutud hirm, et sa ei ole piisav? Kas sul on ülemuse vastu mingi pikaajaline vimm, kunagi 2 aastat tagasi juhtus mingi tüli näiteks? Et seal peab sellisel juhul mingi sügavam asi olema. Või siis on see korduv juhtum, kogu aeg see ülemus nokib sinu kallal. Näiteks. Et seal peab siis vaatama nagu sügavamalt juba. Ma nüüd korra siin ütlen, et sellist ülemust ei ole, kas mu kõllal nokib, see oli välja mõeldud näide. Jah. Ühesõnaga, aga nüüd, kui minna ikkagi veel nagu praktilisemaks, et kui ei ole näiteks seda coachi või juhendajat kõrval, et mida siis veel nagu edasi teha? Üks asi on see, et kui sa hakkad neid mõtteid, emotsioone kirja panema, siis hiljem, kui sa vaatad kõigele sellele peale, siis sa peaksid sellise tundega või häälestatusega vaatama sellele oma vihikule, et mina olen nüüd keegi, kes soovib väga aidata seda inimest, kes siia kirjutas. Aha. Ehk siis sa vaatad natuke teisest perspektiivist. Sest et meie eesmärk on luua endaga tugev suhe ja tekitada iseenda sees tervislik dialoog. Mitte see dialoog, et oi, ma ei olegi ja blablabla, vaid kuidas ma saan teha teisiti. Kas need mõttemustrid on mulle tervislikud? Kas need on mulle kasulikud? Kui ei ole, siis millised võiksid olla? Et kogu aeg selline lahendustele ja võimalustele suunatud perspektiiv. Siis hakkab see areng tekkima ja see võimekus on igas inimeses olemas, kui me ainult tahame. Kui ma tõesti saan aru sellest, et minu elu muutused algavad sellest, kuidas mina ennast juhin. Sest ma ei saa juhtida välismaailma, kui ma ei suuda ennastki juhtida. Et kui see tahe ja motivatsioon tekib, siis on kõikides inimestes võimekus olemas seda teha. Ennast niimoodi analüüsida. Kui palju see päevas aega võtab, on kohe selline praktiline küsimus? Ma arvan, et me ei peaks seda ajas mõõtma, sest et see on sama oluline nagu duši all käimine või hammaste pesemine. Esialgu ei tundu. See nõuab ikka täielikku harjumist. Jaa, aga ei tundu oluline, sest ma ei ole seda teinud. On ju. Aga hakkab tunduma oluline siis, kui ma olen juba täitsa puntras omadega. Et miks me peame sinnamaani ootama? Miks me ei võiks juba ise seda õppida ja oma lastele seda õpetada? Et kui palju tervemaks ühiskond siis muutuks? Kas seda saab kuskilt lugeda või õppida ka, sest praegu tundub ikkagi keeruline? Jaa. Esimese hooga ma soovitaks kohe oma raamatut on. Ise ennast. Sellepärast, et minu raamatus on kohad, kuhu saab kirjutada. Ta on nagu töövihik, raamat, mõlemat. Ja seal on ette antud sellised küsimused, millele sa saad vastata, on ju. Et seal on nagu tööriistad, sa saad kohe kaasa võtta ja hakata tegema, et ei ole päris nullist. See on sul paberil raamat. Paberil raamat. Selle nimi on enesekasutusjuhend kokku kirjutatuna. Et jah, kui me kõik oleks sündinud enesekasutusjuhendiga on ju, nüüd on see siis olemas. Et seda ma soovitaks kohe esimese hooga. Aga ikkagi võib-olla, kui sa ei ole nagu väga-väga hulluspuntras omadega, siis ära torma kohe sõbrannadega arutama, ära torma kohe psühholoogide juurde, vaid proovi kõigepealt iseendaga. Võta see paber ja pliiats, võta see vihik ja pastakas ja tee nädal aega seda sama harjutust, mis me just rääkisime. Paned kirja. Ja siis vaatad sellele peale nii, nagu sina oleksid keegi, kes väga tahab seda inimest aidata. Ja mis järeldused sa siis teeksid? Mis muutused sa siis teeksid? Need muutused ei pea suured olema, need võivad väga väiksed sammud olla. Et võiks niimoodi alustada. Ja kui siis on tunne, et jääd hätta, siis ma väga tahan julgustada kõiki kuulajaid ja vaatajaid täna, et enesega tegelemine ei ole häbiasi. See ei tähenda, et me oleme katki. Absoluutselt mitte. See on
täiesti normaalne asi. Mina väga sooviksin enesearengut ja vaimse tervisega tegelemist normaliseerida meie ühiskonnas. Ja ma saan aru, et see enesereflektsioon, et see parandab suhteid iseendaga ja suhteid ka siis teistega. Absoluutselt. Et sest ma ju enam ei pauta teiste peale välja enda alla surutud tundeid. Ma suudan nii ennast kui teisi paremini ka konfliktiolukorras mõista. Ikkagi on praegu raske niimoodi kuivalt trennides. Mul on raske nagu ette kujutada, et no, mida ma siis ikkagi peale hakkan. Ma mõtlen, kas ma saaksin anda näiteks mingisuguse... me võime teha läbi ühe niisuguse mudeli. Inimesed, kes praegu siis vaatavad, kuulavad, võiksid need küsimused endale kirja panna, et siis kodus saaks nendele kirjalikult vastata. See mudel toimib põhimõtteliselt iga asja puhul. Teeme sellise oletuse, et oletame, et ma tunnen, et ma tahan oma elus olla enesekindlam inimene. Mida siis teha? Esimene samm. Panna kirja, mida tähendab minu jaoks enesekindlus. Me kasutame seda sõna, aga mida see tähendab? Milline on enesekindel inimene? Milline on enesekindel naine? Milline on enesekindel mees? Kuidas ta käitub selles olukorras, kui ülemus tuleb? On ju? Nii, see on esimene etapp. Mida see tähendab? Ja vastus on kindlasti iga ühe jaoks erinev. Just, ja selle peaks niimoodi põhjalikult lahti kirjutama, võtma endale võib-olla mingi eeskuju, et tema on nii enesekindel, mida tema teeb teisiti, mida mina ei tee. Nii, mõtestad selle lahti. Siis see on oluline selle jaoks, et sinu aju oskaks seda definitsiooni konteksti rakendada. Sest muidu ta ei tea, mis see on. Kui ta teaks, mis see on, kui aju teaks, mis see on, siis ta oskaks ju seda. Järelikult ta ei tea. Siis teine samm on see, et mis on need olukorrad, konkreetsed olukorrad, kus ma ei ole enesekindel. No panedki sinna need asjad, siis kõik on ju. Need ülemuse olukorrad ja kõik selle. Ja kuidas ma käitun nendes olukordades? Mida see ebakindlus minus siis teeb? Sest ma ei ole ju läbinisti üdini ebakindel. Kingapaelu oskan siduda, olen enesekindel kingapaelade sidumises. Ja, ma eluga hakkama. Just, aga siis on mingid aspektid, kus ma ei ole enesekindel ja paneme need kirja. Sest ajul on vaja õppida nagu märkama, kui jälle see ebakindluse hetk tuleb ja peatuma. Muidu me ei märka, läheme vanade programmide pealt edasi ja mingit muutust ei teki. Nii. Teine etapp, märka, mis on need olukorrad. Ja eelnevalt pane kirja, muidu sa ei märka, siis on tagantjärgi tarkus jälle, seda meil ei ole vaja. Ja kolmas on nüüd natuke loomingulisem. Kuidas ma saaksin nendes olukordades hakata ennast treenima enesekindlaks? Kuidas käituks nendes olukordades see inimene, kes on enesekindel? Kirjeldad lahti. Ja siin ma soovitan väga loominguliselt mõelda, et kuidas ma saaksin enesekindlusega üldse oma elus rohkem ühendust. Näiteks mina panin kunagi kirja, et kui ma läheksin boksitrenni, siis ma tunneks ennast enesekindlamana. Et see pole üldse seotud nende olukordadega, aga see oskus annaks mulle niukest üleüldist enesetõhususe või niukest võimekuse tunnet ka nendes raskemates olukordades hakkama saamiseks. Et selline nagu hästi loominguliselt tuleb läheneda ja kui nüüd võtta nende olukordade, kitsamate olukordade kontekstis, siis isegi nii väike asi nagu seljasirgu ajamine. Et ma panen selle endale kirja, et järgmine kord, kui ma tunnen, et ma ei tea, ei oska midagi öelda ja tunnen alaväärsust, ebakindlust, ma lihtsalt ajan selle seljasirgu. Ma ei pea mitte midagi muud tegema, aga ma lihtsalt ajan selle seljasirgu. Alustan sellest. Järgmine samm, mis veel võiks olla? Näiteks, et ma panen oma mõtted kirja ja siis väljendan ennast kuidagi teistmoodi. Näiteks. Aga seal peavad tekkima mingid sellised sekkumismomendid. Ise sekkumismomendid, mida ma hakkan tegema teisiti. Ja siis tuleb need ka ellu viia. Jah. Tundub, et kõige raskem osa on ikka see elluviimise kohta. Siin ei ole mingit võluvitsa, siin on ainult see, et mina tahan ja ma ei ole nõus enam teisiti, ma ei tolereeri enam teisiti. Ja vahel on vaja aega, et sellesse kasvada. Aga mina soovitan, et ärge raisake aega. Ei ole vaja oodata neid õudsaid olukordi elus, vaid lihtsalt teha hoolimata hirmust, lihtsalt edasi minna. Aitäh, et meie aeg hakkabki vaikselt otsa saama, aga ma esitaksin sulle veel sellise küsimuse, et kui sul on ainult 3 varianti, mida sa saaksid enda jaoks teha, et kas olla 10 minutit täielikus vaikuses igapäevaselt või käia tund aega looduses või pidada päevikut. Et mille sina valiksid?
kindlasti päevikupidamine. See päevik, ja ma jäin korraks valima, et kas 10 minutit vaikuses või päevik, aga kindlasti päevik, sest see annaks nii palju rohkem kasu ja nagu tulemust versus see, et ma lihtsalt istun vaikuses ja lasen võib-olla mõtetel kerida, on ju. Kindlasti päevikupidamine. Vaat, see on hea mõte, mida siit kaasa võtta siit podcastist, aitäh. Et te vaatasite Tiiu õhturännakute podcasti ja meiega oli siin Maria Baidar, kes on vaimse heaolu coach ja koolitaja. Ja Tiiu õhturännakute varasemaid osi näete te Õhtulehe veebist. Ajakiri Tiiu on paberväljaanne, mis ilmub igakuiselt. Ja seal ilmunud lugusid näete samuti Õhtulehe veebis või otsige Tiiu üles Facebookist, aga ärge veel ära minge, sellepärast, et meil algab nüüd meditatsioon. Te saate 5 minutit kohtuda iseendaga. Alustame iseenesega kohtumise meditatsiooniga, mille abil saad võtta endale 5 minutiks puhkepausi keset päeva või miks mitte ka õhtul uinuda. Istu või lama, nii nagu sinu kehale praegu kõige parem tundub. Sea end mugavalt sisse. Luba silmadel sulguda. Hinga aeglaselt ja loomulikult. Hinga sügavalt sisse ja rahulikult välja. Tunneta, kuidas õhk liigub su kehasse ja kehast välja. Hinga sisse. Iga väljahingamisega lase end pisut rohkem lõdvaks ja lihtsalt ole siin ja praegu. Ma jätan sulle nüüd hetke aega, et saaksid oma hingamisele keskenduda. Nüüd kujutle, et su ees on vaikne, rahulik ruum. Koht, kus ei ole sulle ühtegi ootust ega kohustust. Ainult sina ja sinu hingamine. Selles ruumis astub su ette keegi väga tuttav. See oled sina ise. Aga mitte see, keda näed iga päev peeglist. See siin on sinu sisemine hääl. See osa sinust, kes teab sind, aga ei anna kunagi hinnangut. Kes armastab sind lihtsalt selle eest, et sa oled. Vaata talle silma. Mida sa tema pilgust näed? Kas seal on rahu, väsimus, soov, et teda kuulataks? Küsi temalt vaikselt oma mõttes. Mida sa täna vajad? Ja oota. Mida ta vastas? Ei ole vaja hakata seda mõistusega lahti mõtestama. Lihtsalt kuula. Ole kohal. Kui soovid, võid temalt küsida midagi, mis on sul hetkel südamel. Võib-olla näiteks, et millest oleks mul aeg lahti lasta. Kuhu suunas ma tahan oma eluga liikuda? Mida ma selle heaks teha saan? Kui ka vastuseid ei tule, on kõik hästi. Sisemine tarkus vajab ruumi, usaldust ja vaikust. Hinga veel mõnikord sügavalt sisse ja rahulikult välja. Iga väljahingamine on nagu vaikne soe käepigistus iseendale. Sisse ja välja. Selle hetke kaudu oled sa just loonud kontakti iseendaga. See side jääb alles ka pärast meditatsiooni. Siia ruumi võid sa alati tagasi tulla. Enne kui lõpetame, kuula oma keha.
kas ta soovib olla veel mõne hetke paigal või end välja sirutada. Anna endale see, mida sa vajad. Mitte selleks, et midagi muuta, vaid selleks, et lubada endal lihtsalt olla. Iga kord, kui keegi leiab rahu iseendas, just nagu sina praegu, muutub ka maailm rahulikumaks. Aitäh, et kuulasid ennast. Aitäh, et võtsid selle aja. Kui oled valmis, võid hakata tasapisi tähelepanu tagasi tooma siia, sellesse hetke. Tunneta oma keha toetuspunkti. Kuula helisid enda ümber. Liiguta sõrmi ja varbaid. Silmad ava alles siis, kui tunned, et oled valmis. Või suigu sügavasse, kosutavasse unne.